Möödunud pühapäeva hommikul tervitas ERR-i ekraanil televaatajaid nagu igal nädalal Anu Välba saatega Hommik Anuga. Isadepäeva puhul võtsid tema diivanil sel korral istet Šiši omanikud Taivo Piller ja Mart Haber koos lastega. Olete te kuidagi oma peres selle selgeks rääkinud, et aga meie pere on selline, et meil on 2 isa? Muidugi oleme, me oleme algusest peale kõik väga selgeks rääkinud selles suhtes, et selleks, et lapsed maailma sünniksid, on ju vaja munarakku ja seemnerakku ja kuna 2 mehel ei ole ühtegi munarakku võimalik saada, siis... Et küsisite ühelt naisel. Ja siis nimi oli... Ei teagi, mis ta nimi oli, aga... Helgele intervjuule ERR-i stuudios järgnes aga tõeline torm sotsiaalmeedias. Rahvuskonservatiivid on mõistagi endast väljas, sest nende sõnul toodetakse samasooliste propagandat maksumaksja raha eest. Inimestel puudub kõige elementaarsem arusaamine, mida kujutab endast isadepäeva tähistamine. Siis ei, see ei ole see päev, kus me räägime, et meil on naisepeksjad ja meil on rongaisad ja meil on homopaarid. See on see päev, kus me tõstame pilgu kõrgemale ja ütleme, isadus on ilus, mehelikkus on vajalik, meil on palju tublisid isasid, kes käivad iga päev tööl. Selle asemel nemad kasutavad seda päeva, et suruda meile kurgust alla räiget äärmuslikku ideoloogiat. Konservatiivide kriitika peale võttis meedias sõna Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Rein Veidemann, kelle sõnul ei sobi lapsi kasvatava homopaari näitamine isadepäeval meie väärtusruumi. Veel eile sõnas Veidemann Delfile antud intervjuus, et lapsed tuleks sellistest suhetest eemale hoida. Need sõnavõtud vallandasid omakorda veel suurema skandaali. See on ikkagi meie kõigi ühiselt kinni makstud kanali väärtushinnangute küsimus. Kui ERR võtab endale hoiaku, kes sobib, milline perekond Eestisse ja milline mitte, siis ma arvan, et tuleb kaaluda nende inimeste sobivust ERR-i juhtkonda. Sõnavõtud on ebamugavad lugeda ja ebameeldivad natukene. Ja ma olen, ütleks isegi üllatunud selle üle, et just Rein Veidemann sellised sõnavõttu teeb. Põhimõtteliselt ei ole nõukogu asi ju tegelikult oma nina toppida üksikutesse saadetesse. Me ei peaks kuidagi piirama ajakirjandusvabadust ja päris kindlasti ei pea nõukogu esimees hakkama määratlema, milline on Eestis väärtusruum ja kes sinna kuuluvad ja kes ei kuulu. Nüüd nõuab kultuuriminister Heidi Purga nõukogult vastuseid, sest tema sõnul sekkus Veidemann oma avaldusega toimetusvabadusse ning läks vastuollu ERR-i seadusest tuleneva kohustusega kajastada Eesti ühiskonda tervikuna. EKRE andis aga eile Riigikogus sisse eelnõu, millega tuleks Eesti Rahvusringhääling üldse kaotada. Selle asemel tuleks need kanalid erastada, et pole ju mingit kahtlust, et ETV on väga väärtuslik kaubamärk, kanalina tema erastamisel on kindlasti ostuhuvi. Ja kui eraturg tahab, tehku meile ka homopropagandat hommikust õhtuni, aga mitte minu maksumaksja rahaga. Miks on nii, et konservatiivid ennast määratlevad teiste inimeste magamistubade kaudu? Mis värk sellega on? No jälle, Michal on asjadest täpselt tagurpidi aru saanud, et minu elutuppa, hommikusse isadepäeva pannkoogi söömise elutuppa toodi homopromo. Martin Helme hommikukohv sai küll rikutud, kuid televaatajad vähemalt Tallinnas ei tunne, et samasoolised perekonnad peaksid teleekraanil seadusega keelatud olema. Ja arvan, et ikka võib. Meie ühiskond on juba selliseks läinud, et ei ole üldse probleeme, mind isiklikult üldse ei häiri. Mina ei näe selles mingit probleemi. Ma arvan, et tohib ikka. Küsimus on selles osakaalus, et kas, millal ja kui palju. Ma arvan ikkagi, et lõppude lõpuks armastus peaks võitma ja hea elu ja terved pered. Igaüks teeb, mis tahab, mina teen, mis mina tahan, nemad teevad, mis nemad tahavad, vahet pole ju. Seda võib absoluutselt igal pool näidata. Paar on paar ja siin on, see on minu seisukoht. ERR-i nõukogu liige Valdo Randpere tunnistab, et teatav tsensuur kerkib üles iga kord, kui konservatiivid leiavad oma televiisori kastist midagi, mis nende arvates sinna kuuluma ei peaks. ERR-i juhid lasevad end sellel hirmutada ning hakkavad seejärel töötajaid omakorda survestama. Siis kui see sama saade, see drag show oli siin aastavahetuse saade, siis pärast seda juhatuse liikmed nõudsid sealt toimetuse töötajatelt seletuskirju. See on minu meelest täiesti aksepteerimatu. Nõukogu esimees Rein Veidemann pidi täna andma meile omapoolse kommentaari, kuid vahetult enne intervjuu toimumist saime kõne ERR-i kommunikatsioonijuhilt, kes teatas, et ühtegi kommentaari täna ei jagata. Suheldes Rahvusringhäälingu juhatuse esimehe Erik Roosega saime teada, et peale kohtumist juhatusega otsustas Rein Veidemann kokku kutsuda erakorralise nõukogu istungi, mis peaks toimuma 5 päeva pärast. Kas Veidemann peaks ikkagi nüüd tagasi astuma peale seda selliseid sõnavõtte? No minu seisukoht on, et see oleks temast kõige väärikam. See, kelle ametisse sobivuse üle peaks praegu olema äge arutelu, on Roose.
Tema on juhatuse esimees, tema tegeleb toimetusega, tegeleb selle nagu reaalse juhtimisega ja tema alluvuses on need inimesed otseselt, kes siis Eesti avalikkusele solki pähe valavad erinevatel pidupäevadel. Et minul Veidemanni pärast pisar ei voola. Veidemann on nõukogu esimees, kes on ka istunud kõige selle üle ja ka ei ole suutnud tagada seda, et nõukogu sunniks või nõuaks, et juhatus täidaks ERR-i seadust.